kuidas teile tundub, kas toidu valmistamine ja žonglöörimine on see teie jaoks käkitegu või suuremat sorti ettevõtmine? Kui see tundub, et see on liiga lihtne, siis lubage ma tutvustan teile meest, kes näitab trikke, kuidas jookide valmistamine veelgi keerulisemaks muuta. Saage tuttavaks, teie ees on Eesti kõige tunnustatum baarmen Tarmo Kiudorf. Milleks nüüd selline tsirkus? Kas joogid shakeris piisavalt ei segunegi, et nad tuleb pudelite loopimisega vahtu lüüa? Hästi, saan aru, et see on efektne ja baarmen saab oma tööst teha kliendile nauditava etteaste. Aga kust siis ikkagi nimetus show-baarmen? No show-baarmen algselt tegelikult flyer bartenderiteks nimetati neid baarmene, kes hakkasid pudeleid viskama või midagi sellist tegema. Flyer on inglise keelest andekad baarmenid. Igatahes polnud show-baarindus siimail isegi mitte lapse kingades, kui Tarmo selle ala enda jaoks avastas. Eesti ööklubides tegid etteasteid põhjanaabrid ja see jäi Tarmole silma. Ma olin näinud, mida inimesed teevad ja ma võtsin ühe suure liitrise pudeli ja üritasin seda visata siis niimoodi keerudega selja taha ja kinni püüda. See oli kole valus, aga tead, lolli järjekindlus viib sihile. Lõppkokkuvõttes ma sain ta kätte ja õppisin vaikselt niimoodi edasi, et sellel ajal ei olnud ka veel olemas selliseid treeningpudeleid, mis tänapäeval on täiesti saadaval, plastikpudelid, mis ei purune, millega midagi ei juhtu. Et meie harjutasime ikkagi täiesti klaaspudelitega. Tegijail juhtub ja juhtub ka kõige kõvematel tegijatel. Võime ainult ette kujutada, kui palju purunes Tarmol pudeleid algajana. Kogu magamistoa põrand võis olla kaetud klaasikildude ja kleepuvate jookidega, mis parata. Kunagi pole meistriks saadud harjutamiseta. Treening lihtsalt mitmed tunnid järjest tuleb visata pudeleid, aga visatakse tegelikult tehakse ühte sama harjutust. Korduvalt ja korduvalt ja korduvalt. Nii kaua, kui see tuleb perfektselt välja, siis minnakse alles järgmise harjutuse juurde. Vedelik pannakse reeglina sisse siis, kui on juba trikk piisavalt käes või selge ilma vedelikuta. Et siis vedelikuga tuleb hakata arvestama vedeliku liikumist ja kõike muud. Tuleb arvestada siis füüsikaseadustega, et see vedelik sealt välja ei lendaks. Kui jutt läheb show-baarmenide mõõduvõtmisele, siis pole enam küsimus selles, kes leiab kokteilidele sobivamad koostisosad või täpsemad vahekorrad. Maailmameistri võistlustel annab 30% kogu punktisummale kokteil ja 70% show pool. Kõrgelt hinnatakse nii-öelda killereid ehk trikke, mida keegi pole varem teinud. Pealt näha raske trikk võib olla hoopis lihtne. Tihtipeale paistavad mitme pudeliga tehtud trikid inimestele või tunduvad inimestele märksa keerulisemad, kui tegelikkuses on. Et tegelikult on ühe pudeli ja shakeriga paljud trikid märksa keerulisemad, kui näiteks 3 või 2 pudeliga tehtud trikid. Et see trikk on üsnagi keeruline. Märksa keerulisem kui 3 pudelit õhku visata. Võistlustel Tarmo enam aktiivselt ei osale. Küll on ta aga Eesti baarmenide assotsiatsiooni president ja oma tiitlite poolest kahtlemata kõige. Ma täna hommikul lugesin kokku oma karikate ja diplomite pealt. Kõiki karikaid kahjuks pole ka säilinud, aga ma sain 14 esikohta, mis on saavutatud Eestis. Sinna juurde veel 2. ja 3. kohti. Minul tekkis igatahes nüüd huvi kokteili segamise, loopimise trikkide vastu. Lausa vastupandamatu soov on samamoodi 5 pudeliga žonglöörida ja paarilisega pudeleid õhus loopimise pealt vahetada. No 5 minutiga ma seda ilmselt päris selgeks ei saa. Aga ehk on midagi muud algajale. Asi, mis tegelikult, mida võib-olla iga päev ei näe, ka võistlustel on ta keelatud juba kasutada, selle kasutamine keelatud, just selle ohtlikkuse pärast. Ma võin sul siin tuult puhuma õpetada. Okei. Näe, siin on alkohol, kange alkohol, 80 kraadi. Tegelikult võetakse alkoholi suhu ja ta tuleb pahvakaga välja piserdada. Ja leek, tuli tuleb hoida endale lähedal ja allpool. Ei tohi teile panna
vastu enda lõua alla, nagu tegi seda paarimadis kuni mõned aastad tagasi. Ei ole mõtet, lõu läheb põlema. Noh, kõrvatab. Ja ka kui kaugele panna, siis me puhume ta lihtsalt ära. Võlutrikkide, telgitagused, suured lavad. Oi, ma oleksin selle pudeli põlema pannud. Wow. Keel kõrbeb. Tõenäoliselt on see piiritus sinu jaoks natuke liiga kange. Vaband. Leiba või midagi ei ole. Showbarmani töö ei ole mingi raketiteadus, kuid trikkide tegemine nõuab järjepidevust ja pidevat harjutamist. Ärge seda kodus küll järgi proovige.